Tere! Olen Raido Puust ja selles videos räägime põgusalt IFC faili olemusest, mis on teatavasti Building Smart avatud vorming. Samas, et mitte liiga teoreetiliseks jääda, vaatame praktikas, kuidas see IFC fail välja paistab mõnes IFC vaaturis. Kasutame selleks taas tasuta tarkvara Bonsai BIM, mis tegelikult toetab IFC failidega töötamist mitmeti, sealhulgas võimaldab seda ka redigeerida. Siin kasutust leidvad näitefailid on ka alla laaditavad ning lisan selle viite alla kommentaaridesse. Alustame! Tere! Olen Raido Puust ja selles videos vaataks veidi lähemalt IFC olemust. Nüüd, IFC näol on tegemist avatud standardiga ja seda haldab Building Smart. IFC tuleneb Industry Foundation Classes ja ma usun, et paljud on teist sellega ka tuttavad. Rohkem infot leiab muidugi Building Smart kodulehe pealt ja panen selle lingi ka video alla. Nüüd meie kasutame endiselt Bonsai BIM tarkvara IFC vaatamiseks, aga ka näiteks redigeerimiseks või sellest väljavõtete tegemiseks. See on üks väheseid tarkvarasid, mis töötab otse IFC vorminguga. Seda redigeerides, salvestades ja muu taoline. Seetõttu on seda tarkvara hea kasutada ka selliseks üldiseks ülevaate saamiseks IFC-st. Nii nagu paljude teiste tarkvarade juures, räägime ka IFC puhul IFC versioonist. Inglise keeles küll IFC schema. Ja neid versioone tähistatakse numbrite kombinatsiooniga. Esimene on peamine versioon, näiteks 2, 4 ja ka 5 on arenduses hetkel. Teine number selles on siis peaversiooni täpsustus ning lisaks võidakse seda veel ka värskendada alamversioonidega, nagu näiteks Add1, Add2, DC1. Nii et kui siit Building Smart kodulehelt noppida näiteks enam levinud IFC versioone, siis endiselt üks neist on IFC 2.3, saame rääkida ka IFC 4 kasutusest ja muidugi praegune tänane fookus võiks olla IFC 4.3 ja Add2 versioonil. Nüüd varasemalt on kasutatud nende versioonide eristamiseks ka X-tähte. Ehk siis ma näen siin, et ühelt poolt mul on versiooni number, kus mul on kasutusel need punktid ja siis mul on nime versioon, kus mul on siis osaliselt näiteks kasutusel IFC 2X3, ja samas kui näiteks 4.3 juures me pigem kasutame lihtsalt punkti. Aga tasub tähele panna, et alati tarkvarades seda ei järgita, nii et kasutatakse segamini seda punkti ja X-i. Aga me räägime samast asjast. Me püüame ennekõike seda 4.3 Add2 kasutusele võtta ka asjaolul, et see toetab oluliselt paremini infrastruktuuri komponente elemente. Aga muidugi ei saa me üle ega ümber, et tegeliku IFC versiooni või selle nõude paneb paika tellija eelistus, vajadus või siis ka mõnede tarkvarade teenuste võimekus. Nüüd Bonsai BIM toetab kõiki neid eelnimetatud põhi IFC versioone. Kuid me peame arvestama, et kuna IFC eksporti pakuvad erinevad tarkvarad, siis seal olevad seadistused võivad näiteks IFC 4.3 versiooni lugemist ka mõjutada. Nii et me peame kindlasti veenduma, et see, mida me ekspordime või oleme planeerinud eksportida IFC-sse, et see ka tegelikult seal on. Seega, kui ma peaksin soovima Bonsai BIMis alustada nii-öelda nullist ehk siis tühjast IFC projektist, siis ma saangi Project Overview sektsioonis valida IFC versiooni numbri näiteks 4.3 ja seejärel panna paika ühikute süsteem ning klikkida nupul Create Project. Seega, kui ma siinkohal hakkan nüüd joonistama näiteks alusplaati, seina, siis need luuakse kohe IFC komponentidena. Me ei hakka seda hetkel selles videos veel tegema, võib-olla edasistes videoseerias teeme põgus ülevaatega nullist alustades. Seega pöörame taas tähelepanu mõnele olemasolevale IFC failile
mis ei ole loodud Bonsai BIM tarkvaras, vaid eksporditud siis mõnest projekteerimistarkvarast. Jällegi, ma võtan lahti olemasoleva IFC fail ja Open IFC Project, kasutan juba tuttavat faili. Need failid ma saan alla laadida video all olevate linkide kaudu, nii et on võimalik seda sama näidisfaili ka kasutada, et siis videos näidatavaid töövoole järgi teha, aga muidugi võid kasutada ka omaenda IFC projekti. Load Project faili avamisega läheb veidi aega ja saan jällegi üldist navigeerimist siin teha. Ning tuleme taas korraks tagasi oma projekti struktuuri juurde, mis on tegelikult IFC vormingut silmas pidades ülioluline. Ja meenutusena seda ma näen Project OFU sektsioonist ja siit omakorda Spatial sektsioon. See siniselt esile tõstetud hetkel on mul IFC projekti tasand. Ongi IFC Project. See on kõige kõrgem IFC struktuuri element. Ja iga IFC fail saab omada vaid ühte IFC projekti struktuuri. Nüüd seejärel järgmine rida on maa-ala kontseptsioon. No, IFC struktuuris on ta kui IFC site ja hetkel on see täidetud katastritunnusena. Sellele järgneb omakorda hoonejaotus. No, juhul kui me räägime muidugi hoonest, ja see oleks siis IFC building. Ma näitan kohe ka üldist skeemi, aga olgu siis markeeritud IFC 4.3 struktuuris ka ülejäänud struktuurid, nii et IFC building on neist üks, aga siin on ka nii sild, sõidutee, raudtee ja mõni veel. Nii et IFC building. Ja meil on see tähistatud kui eramu 01 hetkel. Veel kord, sellel tasandil me eristame, kas tegemist on hoone või mõne muu ehitise tüübiga. Ja see on koondatud IFC facility alla. Nüüd hoone puhul järgneb juba korruste tasapinnad. Siin ka oluline jälgida, et oleks loogiliselt nimetatud ja korruse tasapinnaga omakorda on seotud näiteks ruumid, ruumobjektid, IFC space. Seega, kui ma selle põhistruktuuri korra panen ka pildina ette, siis siin ma näen ka, et IFC project, IFC site, facility, see siis jaguneb siin building, aga ka road, bridge, railway ja marine facility ning omakorda iga põhiehitise tüüp võib siis omada ehitise alamtüüpe. Road part, bridge part, railway part, marine part ja facility part common, mis on tegelikult ühisosa. No, näiteks kasutame raudtee sõidutee ristumisel samatasandiline ristmik. No, muidugi oleks lihtsam, kui me vaataksime, millised tüübid on siis IFC struktuuris seal markeeritud. Oluline on ka rõhutada, et kõik mudeli elemendid, on ta siis uks või aken või mingi plaat, talapost, et need saavad kuuluda ühele konkreetsele ruumilisele osale, spatial komponendile. Need komponendid, elemendid kuuluvad IFC klassidesse. No, tegelikult see IFC project, see kõige peamine tasand on ka klass, IFC klass. Ja neid on lihtne vaadata ka IFC versiooni käsitlevalt veebilehelt, Building Smart veebilehelt. Võtan ette korra IFC 432 ja vasakult poolt võtan siit alphabetical listings ja neid erinevaid IFC klasse on võimalik vaadata siis entities sektsioonist. Hetkel siin rohkem ei peatu. Kui me komponentide, elementide tasandit vaatame, siis neid IFC klasse saab sisuliselt defineerida kahel tasemel. Esimene või peamine tasand kirjeldab näiteks akent. Ja kui ma siin vasakul pool võtan ka properties ning siin vaatan, siis aken on IFC window. Või klikin näiteks omakorda ukse peal, näen, et see on IFC door. Need klassid on mul koondatud ka siin sektsiooni class type occurrences. Ehk siis siin kuvatakse mulle ainult neid IFC klasse, mis mul parasjagu mudelis on. Ja ma näen kohe ka, mitu neid on. Mitu ust mul on projektis, 13, mitu seina elementi mul on projektis, 59. Või mitu plaati, IFC slab, siia alla lähevad põrandaplaadid, aga näiteks terrassi konstruktsioon. Neid peamisi gruppe IFC 4.3 versioonis on circa 200.
üle 200 kindlasti. Ja just need põhielemendid, mida me tüüpselt enda projektis modelleerime. Tegelikult on neid IFC klasse muidugi rohkem, näiteks kas või see näide, et IFC project ja IFC site või IFC alignment, aga nad on niinimetatud abistavad komponendid, elemendid. Nüüd lisaks sellele peatasandile, IFC door, IFC slab, IFC wall, saame vaadata ka eeldefineeritud tüüpi, type, ja eeldefineeritud tüüpi siis IFC kontekstis. Nii et kui ma tulen korraks tagasi entities juurde, siis siit alt ma leian IFC slab, IFC klassi, ning omakorda types alt ma leian IFC slab type. Kui ma nüüd vaatan IFC slab type, kerin veidi sellel lehel allapoole, siis ma näen, et siin on predefined type. Tegelikult ma leian selle sama nimekirja ka IFC slab juurest ja ka siin on predefined type. See IFC slab type enum, enumerative value, see tähendabki, et mul on IFC struktuuris ette antud võimalike tüüpide nimekiri. Kui ma korra klikin sellel, siis ma näen, mis on need IFC struktuuris võimalikud tüübid, aga sellest tüüpide nimekirjast ma leian alati ka user defined ja not defined. Need siis võimaldavad kasutajal määrata oma enda tüüpe IFC type struktuuris. Pannes not defined ei ole see määratud, pannes user defined ma saan lisada endale sobiva väärtuse. Samas mitte kõikide põhiklasside juures ei ole neid tüüpe antud ja mõnel juhul ongi lihtsalt user defined ja not defined need valikud. Tasub ka tähele panna, et IFC versiooni muutudes või uuenedes uue versiooni ilmnemisel on osaliselt ka neid tüüpe juurde tehtud, näiteks mõnele IFC peamisele tasandile tüüpe juurde tehtud või siis lisatud see alamtase ja seeläbi seotakse need tüübid paremini ära sõltuvalt nüüd pea- või alatasandist. Aga neid tüüpe võidakse ka versioonide uuenemisel siis maha tõmmata ehk siis mitte sobivaks lugeda. Ka neid näiteid on ja üldjuhul me näeme alati ka IFC struktuuri veebilehelt, et milliseid muudatusi on tehtud. Näiteks siin paremal pool jookseb ka, et alates IFC 4.2 on lisatud sellised tüübid ja 4.3 on lisatud selline tüüp. Siin ma ei näe hetkel, et oleks midagi eemaldatud, aga siin oleks siis logina näha ka, et mis muudatusi on tehtud näiteks eemaldamise mõttes või milliseid tüüpe valikuid ei peaks enam siis kasutama. Kui nüüd tagasi minna Bonsai-Beam tarkvarasse, siis võtamegi vaatluse alla nüüd selle class type ja occurrence sektsiooni. Ja võtan siit selle IFC slab, avan selle siit noole otsast ja need järgnevad read tähistavadki meil tüüpe, põranda tüüpe. Ehk siis millist tüüpi mingi põranda element kasutab. Seega sama tüübiga elementi võib kasutada mitmes erinevas kohas. Ja just seetõttu sellele type osale järgnebki occurrence ehk konkreetne unikaalse elemendi kontseptsiooni tasand. Kui ma võtan siit selle esimese lahti, ma näen, et siin all on hetkel üks unikaalne element selle konkreetse tüübiga. Aga mõne teise all võib olla neid ka rohkem. Näiteks selle tüübiga on mul erinevaid elemente 4 tükki. Ma võtan võib-olla siit mudelist mõne terrassi, mis samamoodi kuulub meil tegelikult IFC slab alla ja see on siis ka tüübiga, ehk siis me näeme siin ka, et tüüp on määratud kui floor, meenutusena veebilehe vaade. Ma näen, et tüübi valik floor. Bonsai-Beami selliseks suuremaks eeliseks ongi see, et kuna see lähtub otse IFC standardist, siis see kuvab ka elemendi kohta infot just õiges järjekorras. Sest päeva lõpuks ju ei ole vahet, mis IFC vaatur tarkvara sa kasutad. Kuid oluline on aru saada, mida ja kuidas kuvatakse ning kust võib mingit infot leida. Sest erinevad platvormid kipuvad seda tegema omamoodi ja see on mõistagi mõningal juhul ka segadust tekitav. Seega nüüd, kus ma olen selle komponendi siit mudeli vaatest valinud ja kui vasakul pool on mul kuvatud palett object information,
siis ma näengi nüüd selle konkreetse elemendi kohta käivat infot. Nii et object metadata on see põhiosa siin. Seega esimeses osas kuvatakse mulle IFC põhiklass, IFC slab. Kui tüüp on kasutusel, siis see markeeritakse sulgudes, floor, ja seejärel tuleb juba muu info, nagu attributes, tüübiga seotud info, ruumiline info, aga ka omaduste grupid, classification references ja nendest jooksvalt hetke pärast ja vaatame täpsemalt ka edasistes videotes. IFC struktuuris on kogu see informatsioon elemendi tähenduses, siis elemendi võtmes, seotud relations seoste kaudu. Muu hulgas on oluline vahet teha, et IFC võtmes on attribute'il ja property setil või property'l erinev tähendus. Need on erinevad kontseptsioonid. Attribute'id on rangelt reglementeeritud omaduste nimekiri, mis mingi IFC elemendi küljes saab olla. Neid ei saa siia lisada ega ka eemaldada. Küll aga attribute'ide väärtuseid saame muuta, redigeerida, kuna Bonsai BIM tarkvara võimaldab meil ka muuta IFC-d. Nüüd omaduste grupid, property sets, põhset lühendatult. Need on lisaomadused, mida saab elemendile külge panna või juba lisatud omaduste gruppe ka eemaldada. Ma näen siin üksjagu IFC standardseid omaduste gruppe, mis siis algavad alati põhset eesliitega ja jällegi need erinevad omaduste grupid, property setid, on markeeritud IFC struktuuris property sets all. No üldjuhul on soovitus, et kui mingi omadus on juba IFC skeemi poolt defineeritud ning mõnes põhsetis saadaval, siis peaksime seda kasutama. Oluline on aga tähele panna, et kui uusi omadusi luuakse ja neid ka siis gruppidesse paigutatakse, siis nende gruppide nimetused ei tohi alata põhsetiga või põhset alakriips, kuna see tekitaks segadust, mis on siis IFC standardne omaduste grupp ja mis on kasutaja poolt loodud. Lisaks põhsetile, ja seda siis alates IFC 4. versioonist, on meil ka quantity sets, mis on siis algusega QTO alakriips. Ka need on seotud meil IFC klassiga ning on ülioluline, et korrektsete mahtude saamiseks läbi QTO funktsionaalsuse oleksid meie elemendid siis õige IFC klassiga. No umbes nii, et IFC slab või põrand ei oleks tehtud IFC wall ehk siis seina klassiga. Sellised erisud tuleb muidugi alati välja tuua, et need ei tekitaks segadust ja vajadusel siis korrigeerida, et automaatsed väljavõtted ka töötaksid paremini. Ja lisaks nendele standardsetele omaduste gruppidele või mahtude gruppidele me võime ja saame defineerida siis oma enda omaduste gruppe ja selles näidismudelis on ka ainult üks omaduste grupp, millest tuleb juttu ka hiljem ja me kasutame seda siis üldiseks administreerivaks infovahetuseks. Muu hulgas kasutame siis siin CCI elemendisüsteemi loogikat. Sellest object metadata sektsioonist võiks võib-olla veel välja tuua ka classification references. Nüüd selle kasutamine eeldab teataval määral seadistamist ja seda olukorras, kus me sooviksime, et see väli oleks täidetud juba meie valitud tarkvara IFC-sse eksportimise kaudu. Meil on võimalik seda kaasata ka siinsamas Bonsai BIM-is, ehk siis rakendada klassifitseerimissüsteemi, sellest mõnes edasises videos. Sõltuvalt tarkvarast seda on võimalik integreerida ka töövoolu niiviisi, et projekteerimistarkvaras on meil ilmselt mõni lisaparameeter kasutusel, mis siis seda struktuuri endas kaasab. Üldjuhul kasutaksime seda klassifikaatori võib-olla üldisemas vaates ja ta istuks siis otse IFC korrektses struktuuris. Aga veel kord, täiendavalt ilmselt me kasutame teatud omadusi ikkagi ka oma enda kasutajapõhises omaduste grupis. Üks oluline paletigrupp on ka Geometry and Materials. Jällegi, kui mõni element, komponent on valitud, siis me näeme, millised materjalid on seejuures markeeritud. No, materjali info on mõistagi oluline selleks, et saaks läbi viia erinevaid arvutusi
CO2, LCA, aga materjal on oluline ka projekteerimise, ehitamise korrashoiu tähenduses, kuna lähtuvalt materjali valikust rakenduvad lisanõuded. Ja kui ma võtan siit näiteks seinaelemendi, siis ma näen, et seinal on konstruktsioonikihid. Nendel konstruktsioonikihtidel on mul määratud ka materjal. Ja muuhulgas näen ka selle konstruktsioonikihi paksust. Sellega me tegime ringi peale näidisprojekti baasil mõnedele olulistele IFC struktuuri puudutavatele palettidele, nende alamosadele, mis aitavad IFC struktuurist paremini aru saada. Ja seda läbi visuaalse liidese, nagu BonsaiBIM meile pakub. Olgugi, et me kasutasime nii hoone kui silla näidet, siis kõige rohkem õpid sa ilmselt läbi oma enda näite, mistõttu soovitangi näidatud tegevusi veel kord oma näitega läbi teha. Ja jällegi, kui peaks tekkima kommentaare või tähelepanekuid, saad need lisada kommentaaride sektsiooni. Aitäh vaatamast ja järgmiste videoteni!